tere, mina olen Melissa-Mariel Korjus. Ja mina olen Roger Andre. Ja täna me tutvustame teile Eesti muusikaettevõtluse auhindade nominente. Philly Joe's Jazziklubi algas 2013. aasta 10. kuni 12. detsembril, kui tuli see mõte. Ja see oli otseselt seotud sellega, et üks mu sõber, kitarrist Teet Velling helistas ja ütles, et Ahven, et on olemas üks lillepoe ladu, mis seisab tühja. Et minu arvates sa võiksid sinna teha jazziklubi. Sest ta teadis, et ma käin ringi nagu haavatud loom ja elan üle, et juba 10 aastat ei ole ühtegi jazziklubi kuskile tekkinud ja ma ei saanud nagu aru sellest, et kuidas see võimalik on. Ja minu arvates selline nagu ruutmeetri suurendamine per capita kuskil pealinnas, kus muusikud saavad tunda ennast nagu koduselt ja hästi, on olnud alati minu jaoks selline nagu püha asi, mille eest võidelda. Meil saab just 2 aastat täis olla avatud, aga muidugi et see idee ja mõte seda fotograafiskalt siia tuua tekkis muidugi varem, et see selline kokku 5-aastane ringkäik tõenäoliselt sellele eelneval. Aga see mõte saigi sellest alguse, et me tahaks, et meie linna saaks tulla juurde selline uus äge koht, selline uus kogunemiskoht, nagu või me nagu oma keskis naljatledes ütleme, et selline uue aja kultuurimaja, et ta on hästi mitmetahuline, et meil ei ole ainult näitused, mis küll võtavad meie 4. korrusest 2 korrust ära, aga et meil on muusika, kontserdid, peod, niisama DJ-juhtud, meil on restoran, kohvik, terrass ja nii edasi. Et põhjusi, miks siia tulla, on kogu aeg ja igasuguseid. Sveta on nüüd augustis saab 4-aastaseks, nii et tiksub sinna poole. See oligi augusti lõpp, nii et me oleme sellised suvelapsed. Ja kuidas see sündis? Kust tuli mõte teha selline paar? See on kohe kindlasti natukene, kuidas öelda, pikem ajalugu. Me tulime Koplist, Kopli 25, aga Sveta kui paar ise oli seal väga lühikest aega, võib-olla ainult 1 või 2 ja siis juba elu viis meid Balti jaama. Ja üleüldiselt meie kontseptsioon oli koos poega ja alguses oli siin ka poodpäeval. Õhtul paar peod. Pood on ikka ju alles, aga see on nüüd Balti jaama. Absoluutselt. Pidi kolima Balti jaama, sest need peod läksid aina pikemaks ja pikemaks. No, miks te ise arvate, et teid nagu nomineeriti? No arvamegi sellepärast, et ju jäime silma, et meil toimub väga palju, et kui muusikaüritustest rääkida, siis nendel aegadel, kui kogu aeg saime lahti olla, siis 2-3 korda nädalas oli mingi muusikaga seontav üritus, et nüüd loomulikult viimasel ajal natukene nagu vähem, aga see, et muusika on üks osa meist, on olnud kogu aeg algusest peale. See viimane aasta oli siuke päris sassis, aga ma arvan, et me selle kõige sees suutsime jääda väga nagu truuks endale ja nii-öelda brändile, aga mis see bränd on nagu väga isiklik kõikidele meile. Ja ma arvan, et me nagu meil ei tekkinud võib-olla paanikat selle sees, ei hakanud midagi leiutama või kuidagi rajalt mööda minema. Et ma ei tea, kas see on see põhjus muidugi, aga ma arvan, et mida ma ise tunnen. Meil on selline tugev filosoofia algusest peale, et muusikud on kõige tähtsamad. Ja kui muusikuid me hoiame hästi, siis me saame nagu tasuta kaasa selle, et ka meie külalised on hoitud hästi. Sest et ikka on ju nagu hea observeerida kedagi, kes tunneb ennast laval maksimaalselt vabalt. Ja meil näiteks oligi mõte, et see lava ei peaks olema 1,5 meetrit kõrge ja inimesed ei pea vaatama alt üles, vaid tekib selline koht, kus küllalt lähedalt saab, näiteks see koht, kus te istute, see on väga tavaliselt on, ütleme, mitte-eestlaslikult on esimesed kohad, mis bukitakse, sest see on tegelikult päris nagu põnev vaadata nagu nii lähedalt. Ja et kui ikkagi trummar pulga puruks lööb, siis on suur tõenäoliselt, et pool pulka lendab teieni välja. Aga et mis on väga oluline, millest me saime aru, on see, et esiteks, kui vahepeal oli selge, et teine laine tuleb, siis me lõime veel sellise elemendi nagu Philly Joe's TV, mis ma pean ütlema, et me sattusime ka nomineeritute hulka ja see on juba suur võit. Me oleme siis aadressile phillyjoes.tv oleme kogunud
siis nii palju virtuaalseid kontserte, kui me oleme ise suutnud salvestada, nii videos kui helis ja seda on võimalik väga mõnusasti 5 euro eest tulla virtuaalselt niimoodi nautima, et kui nüüd tahaksite midagi uuesti kuulata, siis reaalelus on see võimalik, lisalugu, on ju, aga sedasi võib-olla tervet kontserti ei mängita, aga kui tahate, võtate Philly Joe's TV-st, tõmbate algusesse ja vaadake kas või 20 000 korda, on ju. Aga kas te eelistate pigem ise korraldada enda siin juures üritusi või teile meeldib ka see, kui keegi korraldab teie juures? Meile nagu tehniliselt meeldib mõlemat pidi, aga ütleme, et me aina rohkem liigume selle juurde, et me korraldame ise või kutsume kedagi sisse. Samas meil just eile, kus rääkisime sellest, et samas kui keegi tuleb ja pakub midagi, mis on tõesti väga äge, siis muidugi me ei pane kätt ette. Kes oleks teie jaoks nagu ideaalne korraldaja ja millised nagu omadused teile meeldivad korraldaja juures näiteks? ei tea, et see on nagu selline küsimus, et kes on ideaalne inimene, eks ju, et ideaalne korraldaja, et võib-olla see, kes oskab ja tahab unistada, nagu me ise siin ka, et unistame kõrgelt, et tahame erinevaid inimesi kõnetada. Aga milliseid, hästi palju erinevaid üritusi on teil, aga mis oleks see üritus, mida tahaksite veel korraldada? Või mingisugune artist, keda tahaksite väga hea, et me eelmine aasta alustasime sellise festivali taaselustamist nagu Tallinn Jazz Festival. See oli siis 1967. aastal selline festival, kus astus üles Tõnu Naissoo, ja siis olid ka tema siis jahutusartistid olid siis Keith Jarrett, Ron McClure, Charles Lloyd, kelle kvartett see oli ja Jack DeJohnette. Neid nimesid ei peagi mäletama, aga lihtsalt on need täiesti nagu ladvaõunad, nendest enam kõvemaks minna ei saa. Ja kui ma saaksin kunagi korraldada selle kontserdi uuesti, et see Tallinn Jazz Festival oli lihtsalt nagu etalon, sellest sai Anne Erm oma särtsu, et teha jazzkaart, otsapidi on tudengi jazz sellega seotud, on ju, et see on raiunud nagu maailma jazzmuusika ajalukku Tallinna nime igal juhul, aga meil jäi tegelikult Peter Bernstein vist, kas ma mäletan õigesti, Peter Bernstein vist käis ikkagi, aga meil on paar välismaa artisti, kes on jäänud ära praegu ja Yellow Jackets oli üks selline bänd, mida ma New Yorgis kunagi kuulasin paar aastat tagasi, kui ta 35. siis toimimisaasta sellist nagu reunioni tegi või comebacki ja nendega meil oli täiesti tõsine nagu vestlus, et see on ka maailma tipud, et nad võiksid tulla, me leidsime kuupäeva, leidsime numbrid, kõik toimis ja siis ära. Rääkige, mis on nüüd teie suveplaanid? Mis üritused teil siin tulemas on? Kas on juba teada? Jaa, tegelikult meil on juba ammu mingid plaanid tehtud. Muidugi sellepärast, et kõik see COVID-i olukord ja nii edasi, et me rohkem fokuseerime sel aastal õue, et me tahame teha kontserte ja pidusid siin tänaval või selle platsi peal. Ja programmiliselt nagu ikka, eks Sveta on siuke eklektiline teema, et bände on tulemas, DJ-sid on tulemas, produtsente, suurimaid üritusi, väiksemaid ja siukest paksu lõpupunkti suvele tahaks panna Sveta festivaliga, ehk siis Sveta 4. sünnipäeva peoga põhimõtteliselt. See toimub siin samas siis, jah? Või kuskil? Jah, kindlasti siin alal ja eks me vaatame, me natuke unistame lausa 4 päevast, et oleks kena, kui me saame 4-aastaseks 4 päeva ja meile eelmine sünnipäev ära. Ja kuna neid stiile ja üleüldist sellist programmi mitmekesisust tuua välja rohkem, siis ma arvan, meil on vaja ka selle jaoks kindlasti rohkem päevi ja rohkem aega. Sellel suvel, mis põhimõtteliselt ju alles avaneb, eks ju, et kõige suurem muusikaüritus tõenäoliselt tuleb meile suve lõpus, Jazzkaar meie juures toimub, et see on ka meie jaoks väga oluline, et me oleme nende suurte festivalide jaoks saanud ka selliseks koduks, et Tallinn Muusikaviik ja Jazzkaar ja sealt edasi, et need on võib-olla kõige suuremad see aasta, aga et iganädalaselt jõuab muusika meile siia terrassile, et
selline läbi DJ-de siis põhiliselt. meil on suved pigem selline rahulikum periood, et me tegelikult ei hoia regulaarselt lahti teisipäevast laupäevani või teisipäevast reedeni nagu tavaliselt, vaid meil oleme avatud ainult siis, kui on kontserdid ja seda me siis reklaamime mu koduleheküljel, me reklaamime seda Facebookis, võib-olla Instagramis sekka, on ju, ja siis teie siin saates, on ju. Aga et lisaks sellele me teeme paar väga ägedat väljasõitu. Üks on Arvamusfestivalile, kus me oleme teist aastat siis festivali ametiklubi. See on augusti keskpaigas ja augusti lõpus me läheme Vabaduse festivalile Narva, kus see on teatrifestival, aga meie lihtsalt, kuna me väga tagasihoidlikud ei ole, siis me prestisime ennast sinna sisse ja me tegime sinna Vabaduse džässifestivali sinna sisse ja 3 õhtul siis on meil esinevad siis JT Conception ehk Janno Trumbi, mingisugune 9 või 10 liikmeline selline ikkagi nagu Omoni või siukse K-komando tormajate kampanja. Siis meil on Zoer Kruglov on siis 18. augustil, kes on siis selline Eesti-Vene koostöö, ma ei tea, kas te panite tähele, et Jaak Sooäär mängis ühel pool ja Kruglov mängis teisel pool ja siis nad mängisid üle Narva jõe, et see on päris raju. Ja siis 19. augustil Narvas siis Vaba laval esineb Tobias Tammearu trio ansambliga, siis, mis on andnud välja plaadi Bivium, mis on jõhkralt hea, ma soovitan, see on, kui peaks olema üks plaat inimese plaadiriiulis, siis see võiks olla Ray Kahvli trio või siis Ramuel Tafenau Gather Around või siis Tobias Tammearu Bivium, on ju.